Riigikontroll on sõltumatu asutus, mis analüüsib, kuidas Eesti riik maksumaksja raha kulutab ja mida selle raha eest teeb, et inimeste elu paremaks läheks. Riigikontroll võrdleb riigisektori asutuste püstitatud eesmärke ja tegelikult saavutatud tulemusi, valitud vahendite eesmärgipärasust ja efektiivsust. Riigikontrolli juhib riigikontrollör, kelle nimetab 5 aastaks ametisse Riigikogu. Riigikontrolleri kandidaadi esitab president. Riigikontrollis töötavad audiitorid, kes jälgivad pidevalt riigis toimuvat. Kui selgub mingi oluline probleem, küsib audiitor dokumente, kohtub inimestega, teeb intervjuusid. Riigikontroll analüüsib saadud infot, koostab auditiaruande ning saadab selle auditeeritud asutusele, Riigikogule ja valitsusele. Seejärel otsustavad parlament ja valitsus, kuidas auditites välja toodud probleeme lahendada. Riigikontroll avaldab aastas 15–20 erineva valdkonna auditiaruannet, mis on loetavad veebilehel www.riigikontroll.ee. Riigikontroll on näiteks analüüsinud Eesti idapiiri väljaehitamist ja selleks tehtavaid kulutusi. Juhtinud tähelepanu, et haiglad peavad olema võimelised end elektriga varustama ka kriisiolukorras. Vaadelnud täiskasvanute eesti keele õppeprobleeme, juhtinud tähelepanu toidus sisalduvate taimekaitsevahendite jääkidest tulenevatele riskidele. Kord aastas, sügisel, peab riigikontrolör parlamendi täiskogu ees kõne, milles räägib kõige olulisematest probleemidest riigi rahanduse, majanduse ja halduse valdkonnas. Riigikontrolli sõltumatus on kaitstud põhiseaduse ja Riigikontrolli seadusega. Riigikontroll otsustab ise, mida ja millal kontrollida. Isegi Riigikogu ei saa anda Riigikontrollile kohustuslikke auditeerimisülesandeid. Tänapäeva arvamustest tulvil inforuumis on Riigikontrolli ülesandeks anda sõltumatut, kontrollitud ja tõele vastavat infot riigi toimimise kohta. Riigikontrolli objektiivne info aitab nii Riigikogul, valitsusel kui ka avalikkusel teha teadlikke valikuid.